turvaline koos temaga. Kui elu tundub üle jõu käiv või maailm liiga pime, leidub ülim turvatunne Jumala usaldamisest. Kuningas Taavet, kes kirjutas Psalm 16, koges oma elus kõiksugu füüsilisi, emotsionaalseid ja vaimseid raskusi. Ometi oli tal tohutu rahu ja rõõm, teades, et tema hing on turvaliselt Jumala käes. Ta kirjutas, seepärast rõõmutseb mu süda ja hõiskab mu hing, isegi mu ihu võib hingata rahus. Sest sina ei jäta mu hinge surmavalda ega lase oma vagal näha kõdunemist. Psalm 16, 9-10. Pühakiri ütleb, et patu tõttu võivad meie kehad veritseda, luud murduda ja need füüsilised kestad lõpuks kuluvad. Aga kiitus Jumalale, isegi surm ja haud ei saa lõplikku sõna. Jeesus on juba maksnud ülimat hinda, et meid lunastada, ja kuna ta keeldus surma jäämast, on ta avanud meile tee igavesse ellu. Psalm 16 viimases salmis ütleb Taavet, sa annad mulle teada elutee. Rõõmu on rohkesti su palge ees, igavesti kestab õndsus su paremal käel. Psalm 16, 11. Jeesus oli ja on kauaoodatud Messias, täiuslik Jumal lihas, kes elas elu, mida meie ei suutnud, suri surma, mida meie väärisime, ning tegi võimatut, alistades haua. Kui võtame vastu tema pakutud armu ja armastuse, ei jäta ta meid kunagi maha, vaid täidab meid oma vaimuga ja annab igavese elu koos temaga. Kui otsid ülimat turvatunnet, tea, et sa ei saa olla piisavalt hea, edukas ega imeline, et seda ise teenida. Üksnes Jumal on sinu hingehoidja ja temale võid täielikult kindel olla. Palve rõõmu leidmiseks. Jumal, aitäh sulle rahu ja turvalisuse eest, mida leian sinust. Vahel on elu raske ja kõik tundub pime ning lootusetu. Aga sina oled alati kohal oma igavese tõotuse ja plaaniga. Täida mu hing ja anna mulle rahu. Ma tean, et oled ustav ja oled võitnud võitluse oma surma ja ülestõusmise kaudu. Tänan sind, Isa. Sa oled andnud mulle elu ja jätkuvalt kannad mind. Ma olen alandlik, sest sina hoolid piisavalt, et mind aidata. Kaitse mu elu, kui otsustan sind järgida. Jeesuse nimel, aamen. Minu mured. Armsad vennad ja õed, kui teie teele satub igasuguseid raskusi, pidage seda suure rõõmu võimaluseks. Te teate ju, et kui teie usku pannakse proovile, kasvab teie vastupidavus. Laske sel kasvada, sest kui teie vastupidavus on täielikult välja arenenud, olete täiuslikud ja terviklikud ega vaja midagi. Jaakobuse 1, 2-4, kus vajad täna Jumala rõõmu. Tänulikkus Jumalale, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta andis oma ainusündinud poja, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Johannese 3:16. Mõtle, kuidas Jumal on sulle oma armastust näidanud ja täna teda tema isetuse eest. Jaga oma usku. Kui sa oled leinas, segaduses, lootusetu või ootad oma rõõmu saabumist, tea, et sa ei ole üksi. Räägi täna kellelegi Jeesuse armust ja halastusest, kes seda vajab. Liitu meiega. Kui soovid jagada oma mõtteid, esitada küsimusi, saada tuge või palvetada koos teistega, siis oled väga oodatud meie vaimuliku vestlusgrupi Vaimne teekond. Kirjuta meile oma soovist ja saadame sulle liitumislingi, oled alati oodatud ning armastusega tervitatud meie palve- ja arutelugrupis.